Tere, armsad raadiokuulajad. Minu nimi on Harri Raudvere ja täna alustame Nõmme raadios saatesarja, mis kajastab lugusid elust enesest. Jutud elust, mida te selles saates kuulete, puudutavad meid kõiki. Ja ei saaks öelda, keda suuremal või vähemal määral. Me kõik elame ühel ajal ja ühes ja samas riigis ning sündmused, mis meie ümber aset leiavad, jätavad kõikidesse omad jäljed. Iseasi on muidugi see, kas me neid märkame ja õigeaegselt tähele paneme. Kas me oskame pealtnäha tähtsusetust faktist välja lugeda ühiskonna võimalikke arenguid, progressiivseid suundumusi või fiaskoga lõppevat kollektiivset suitsiidi, millele me oma rumaluses hoogu juurde anname. Kindlasti ei ole ma siin mikrofoni taga objektiivne, aga see pole ka omaette eesmärk. Nii, nagu iga inimene tajub maailma erinevalt, nii võivad ka selles saates esitatud seisukohad olla subjektiivsed, paljudele raadiokuulajatele vastuvõetamatud või koguni arusaamatud. Kuid ärge laske ennast sellest segada. Lihtsalt arvestage, et siin saates puuduvad autoriteedid, puuduvad arvamusliidrid ning ilmeksimatud juhid. Siin saates ei kehti ka põhimõtted. Ei ole poliitiliselt korrektne või kelle leiba sööd, selle laulu ka laulad. Ma lähtun sellest, et igal inimesel on õigus oma arvamusele ja mitte ainult enda tarbeks hoituna, vaid sõnavabaduse parimaid traditsioone järgides on meil kõigil õigus oma seisukohti välja öelda. Ja see kehtib kõige kohta ja ka kõige suhtes. Loomulikult ei puuduta eelpool öeldu üleskutseid vihkamiseks ega õhuta vägivallale, sest keelitada kedagi tegutsema vääralt on iseenesest taunimisväärt. Inspiratsiooni selle saate loomiseks sain ma meie peaministri härra Andrus Hansipi välja öeldud unistusest, mida neljapäevane 2. märtsi äripäev koos kommentaaridega ka kenasti edastas. Lugu järgmine. Meie peaminister soovitas eestlastel seada eesmärgiks 5 jõukama rahva hulka jõudmise, mis võiks olla kenam. Rikkus ja raha tuleksid uksest ja aknast ning mulkide muistne loomupärane eneseülistuslik ütlus, mida nad iseenda kohta vargsi pruukisid. Igas kausis oli liha, igas taskus oli raha, hakkaks ausalt ja avalikult kehtima kogu Eestimaal. Ligemisest halba mõelda on patt. Ja nii loodan ma siiralt ja lihtsameelselt, ja usun, et nii mõtlete ka teie, et peaministri unistus ei olnud tingitud lähenevatest Riigikogu valimistest, kus iga vähegi enesest lugupidav poliitik üritab rahvale öelda midagi sellist, millest lehed kirjutavad ja mida ühiskonnas lugupeetud inimesed kommenteerivad. Kas nendel väljaütlemistel ja lubadustel ka reaalset katet on? No kes siis sellele mõtleb? Mulle meenub vahepõikena üle-eelmised kohalike omavalitsuste valimised, kus Keskerakonna aktiiv, kuhu kuulusin ka mina Nõmme osakonna esimehena, arutas, mida siis tallinlastele häälte eest lubada. Kui planeeritavate investeeringute maht hakkas võtma kosmilisi mõõtmeid, tegin ka mina suu lahti, et küsida. Kust võtta need vahendid ja raha, et seda kõike korras hoida ja hallata, mida plaanime juurde ehitada, sest juba olemasolevad ja töötavad asutused on niigi alafinantseeritud
ja nii mõnegi linnaasutuse eelarve näitas inflatsioonist olenemata aastast aastasse vähenemise märke. Ning siis ma kuulsin Heimarlengi suu läbi tõtt, mis ilmestab kõikide meie poliitiliste ringkondade arusaamu majandamisest. Ta ütles, et sellele pole vaja praegu mõelda. Ja ta küsis, kuidas ma võin olla nii rumal, et selliseid asju üldse küsida. Praegu tuleb lubada, ükskõik mida, peaasi, et me tuleme võimule. Küll pärast paistab, kuidas saab, ja ära arvagi, et kõike, mida me siin kirja paneme, ka pärast teoks teeme. Eelmiste omavalitsuste valimiste programmi absurdsus või kõikehaaratavus põhjustas juba üleüldise, pideva ja hüsteerilise naeru Keskerakonna volikogu istungil, mis pidi selle ülla dokumendi heaks kiitma. Ja loomulikult kiitiski. Ega see kirjeldatu ei ole ainult Keskerakonna probleem. Veel üks analoogiline näide, mis pärineb peaministri suust. Ta teatab rahvale, et elu läheb Eestis järjest paremaks ning meil on nüüd isegi oma kumu. Targu jättis ta aga märkimata, et seesamune kumu on 2 päeval nädalas raha puudumise tõttu hoopiski suletud. Aga see selleks. Tuleme nüüd ikkagi tagasi Andrus Ansipi ilusa, heleroosa unistuse juurde, kus eestlased jõuaksid 5 jõukama rahva ja Eesti riik 5 jõukama riigi hulka. Alustame vahest sellest, mida arvavad peaministri jutust teiste erakondade esindajad ja muidu niisama avaliku elu tegelased või ärimehed või teagi, kuidas neid päris täpselt nimetada. Isiklikult mind puudutas kõige enam Riigikogu Res Publica fraktsiooni liikme Mihhail Lotmani emotsioon peaministri visioonist, mis tekitas temas nostalgilist äratundmist kadunud Nikita Hruštšovi eesmärgi püstitusest. Püüda kinni Ameerika ja minna temast veel möödagi. Inimlikult katsun ma aru saada Mihhail Lotmanist ja tema väljaütlemistest. Ma saan ka aru, et peaministri unistust võib täie tõsidusega pidada utoopiliseks, seda väga paljude põhjuste tõttu, mida käsitleme põhjalikumalt järgnevates saadetes. Kuid täna tahaks ma Lotmanilt küsida, milline on siis teie Res Publica roosa unistus Eesti tulevikust? Milline on teie plaan organisatsiooni, mille nimeks on Eesti Vabariik, edasisest arengust? Mind ei huvita sisutühjad teesid, vaid selle riigi kodanikuna huvitab mind kindel ja konkreetne tööplaan. Mind ei huvita olukorra kirjeldamine ega erinevate institutsioonide töökorra analüüs, mida te oma programmis korduvalt esile toote. Mind huvitab eesmärk ja teed selle eesmärgi saavutamiseks ja alles siis täitevvõimu ülesanded eesmärgini jõudmiseks. Või oletegi mooramameestena oma töö juba teinud Euroopa Liidu ja NATO emissaride eestvedamisel. Ühest asjast Res Publica tegevuses oleme aru saanud ja seda ka korduvalt Nõmme raadios käsitlenud. Me teame, et soolist võrdõiguslikkust tahab Lotmani partei tagada hädaolukordadeks valmisoleku seadust süsteemselt rakendades. Mida see tähendama peaks ja kuidas nad seda rakendada kavatsevad, ei oskagi öelda. Ja vaevalt nad isegi sellest aru saavad. Vahest ongi meile kõigile parem, kui me ei tea sellest midagi. Jõua sa siin ilmas kõikide lollustega kursis olla või kaasas käia. Ja nii palju, kui mina respublikaanidega kokku puutunud olen, siis peale segaduse pole nad osanud midagi külvata.
Seoses sellega meenub mulle üks naljakas seik, mida ma hea meelega teiega jagaksin. Enne Europarlamendi valimisi lugesin Nõmme sõnumitest, et Nõmme halduskogu revisjonikomisjon on võtnud oma tööplaani kontrollida Nõmme sotsiaalmaja majandustegevust. Kindlatele andmetele tuginedes olevat teada, et sotsiaalmajas pannakse toime süstemaatilist maksumaksja raha raiskamist ning vaata, et lausa varastatakse. Küsisin siis linnaosavanemalt Hanno Pevkurilt, kuidas sellest nüüd aru saada. Pevkur mõistliku mehena naeris ja ütles, et las möllavad, kui tahavad. Heast naljast olen ka mina alati osanud lugu pidada. Kui nemad võivad möllata, siis võisin ka mina. Ja nii viskasingi revisjonikomisjoni sotsiaalmaja ukse taha põhjendusega, et neil pole pädevust kontrollida linnaasutuse majandustegevust, sest selle jaoks on omad kontrollorganid. Et paremini mõista volitusteta halduskogu soovi absurdsust, peaksite kujutama olukorda, kui näiteks grupp suvalisi seltsimehi tänavalt siseneks Eesti Panka ja tahaksid kiirkorras teha varakambris inventuuri. Loomulikult neid sinna ei lastaks. Kogu loo juures oli kurb ainult see, et halduskogu revisjonikomisjoni tollane juht oli juristiharidusega Res Publica liige Siim Roode, kes läks isiklikuks ja vandus kättemaksu alanduse eest, mis talle osaks langes. Nali naljaks, kuid just nimelt juristiharidusega, kes ometi peaks elementaarseid asju mõistma, kui muidugi kõrgemalt poolt polnud korraldust enne valimisi midagi Nõmmel fabritseerida keskerakondlaste aadressil. Siis võib ju parteisõdurile andestada, aga ikkagi, ükski tõeline jurist ei tohiks niimoodi käituda. Aga see võib olla hoopis erakondlik eripära ja sealt ka see Lotmani arusaamine asjadest. Ainus ja tõsiselt võetav kommentaar pärineb Rahvaliidu juhilt Villu Reiljanilt, kes kavala poliitikuna oskab alati öelda palju ja samas mitte midagi. Kõige parem on ikkagi oma mõttetarkust kinnitada iidsete väljaütlemistega. Ja nii tuginebki härra Reiljan hiinlaste visioonikäsitlusele, kus sulaselgelt antakse mõista, et tõsised eesmärgid peavadki olema suured. Kas Rahvaliit Reiljani suu läbi välja öeldud ka tõsiselt võtab, pole määrav. Oluline on see, et koalitsioonipartneri initsiatiiv ei saanud pärsitud. Savisaar on savisaarlikult ajanud järjekordselt segamini demagoogia ja realiteeditunnetuse, kuid omamoodi õigus temalgi. Et Eesti peaks eelkõige eesmärgiks seadma elanike rahulolu oma eluga. Aga miks ta siis ei sea? Ise ju majandusminister. Õige mees seda seadma. Seadku ja siis rääkigu. Aga hoidku selle eest, kui seabki. Siis vaatavad kõik tema poole ja küsivad. Härra Savisaar, kuidas peaksime käituma ja mida peaksime tegema, et oleksime oma eluga rahul? Ja Savisaar peaks vastama ja ka vastutama. Vot siis oleks Edgar omadega purgis, sest vastuseid ei tea vana jumalgi, Keskerakonnast rääkimata. Ja mehena, kes ootab eelkõige sotsiaalset tellimust, ei hakkakski ta lillegi liigutama. Olenemata sellest, et parteide eesmärk ühiskonnas oleks oma maailmavaatelise visiooni propageerimine ja elluviimine. Loomulikult ei ole Edgar nii loll, et teeks maha peaministri seisukohta ja samas ei ole ta ka nii tark, et pimesi kaasa kiidaks. Vot saa siis aru, mida ta tegelikult mõtleb.
igatahes üks kahtlane mees. Endine Hansapankur Indrek Neivelt lähenes küsimusele pragmaatiliselt ning majandustundva inimesena testis küsimust nii, nagu ühelt pankurilt ka oodata oli. Küsimus ikka selles, kes keda teenib, kas meie soomlasi või soomlased peaksid hoopistükkis meile teenuseid osutama. Üllatav oli härra Neivelti suust kuulda, et rahvusriigi patrioodina peab ta oluliseks Eesti rahva ellujäämist, mis olevat jõukusestki olulisem. Pankurina ta teab, kui haprad on need niidid, mis meid oma maa ja igapäevasuhete küljes kinni hoiavad. Raha on jumal ja võlg võõraama. Loomulikult on ellujäämine ja rahvuse püsimine esmane ülesanne. Kuid kuidas seda tagada pankuri silmade läbi? Anda rohkem laene ilma oma osaluseta ning laenu andmise hetkel madala intressiga. Kuidas tagada seda ikkagi tingimustes, kus pangaorjus on võimust võtmas ning väiksemagi eluapsaku korral võib tänane õnnelik ja enesega rahul olev pere oma eluasemest ja säästudest ilma jääda. Risk on väga suur ning ma olen veendunud, et kui tegu oleks vastupidise olukorraga, see tähendab, et panga ja näiteks eluasemelaenu saaja rollid oleksid vahetunud, siis päris kindlasti hindaks pank riskitegurit sedavõrd suureks, et jätaks pigem laenuraha võtmata ning koguks oma mammuna sukasäärde. Huvitav, kas Neivelt on kunagi mõelnud, millest oli tingitud Soome suur majandusedu just sellel perioodil, kui Nokia ei teinud veel ilma? Võrrelda on lihtne, aga ka teada. Mul on meeles Indrek Neiveldi õpetussõnad ajast, mil ta oli alustava Hansapanga laenuosakonna juhataja. Tuleb luua valuutakorv, rääkis ta, ja mitte hoida oma vahendeid ainult ühes valuutas. Iva selles jutus oli. Aga kui käibevahendite krooniline defitsiit kummitab arenevat ettevõtet, mis korvi sa seal lood? Seda enam, et seesamune Hansapank tahtis aastas 26% intressi laenudelt, mis olid oma olemuselt mõeldud tootmise arendamiseks. Täna tundub see kõik nii absurdne, aga just nii see oli. Mulle meenub veel, kui Indrek Neivelt sõitis minu juurde Viljandisse ja pakkus 10 miljonit krooni pikaajalist krediiti mõistliku laenuprotsendiga, et leevendada firma maksukoormust. Ja kui ma siis Tallinnasse läksin temaga tehingut tegema, eksles Neivelti pilk mööda kabinetinurki ja ta oli kurvastusega sunnitud teatama, et mingi poliitiline otsus keelab ettevõtet krediteerimast, millel juba 1993. aastal oli realisatsiooni ekspordist circa 60 miljoni krooni eest ja kus töötas üle 300 inimese, kes kõik oleks sotsiaalse kindlustunde olemasolu korral panustanud rohkem eestluse säilimisse. Sellelaadseid poliitilisi otsuseid oli tunda nii ühispangas kui ka hüvitusfondis. Ja sellepärast, Indrek, ei saagi ma sind uskuda ja päris tõsiselt võtta. Ma pole kohanud veel ühtegi pankurit, kelle missiooniks oleks rahva säilimine. Paljas mõttegi sellest tundub kohtlane. Kuigi samas võime tuua positiivse näitena Rocca al Mare kooli, mille rajajate ringi kuuluvad ju pankurid ja mille tunnuslause kõlab järgmiselt: unistused muudavad maailma. Loomulikult muudavad, aga ainult siis, kui nad on reaalsed.
vististi reaalsemad kui meie peaministri unistus. Samas vajab ka eliit lojaalset tööjõudu oma unistuste elluviimisel. Kuid soomlaste kohalt jäigi küsimus õhku rippuma, mis on taganud nende majandusedu ulatuses, et nad kuuluvad vaieldamatult maailma rikkamate riikide hulka. Teate, kui huvitav on seda küsimust esitada tavalisele soomlasele. Nende meelest on see nii loomulik, enesestmõistetav ja nad kinnitavad, et nii on olnud see vististi aegade algusest saadik. Kuigi meie teame, et enne teist maailmasõda ei erinenud Eesti majandus Soome omast sugugi nii palju, kui peale sotsialismi viljastavates tingimustes viibimist. Soomlased ei taha tunnistada, et põhiliseks eduallikaks oli suure Venemaa naabrus ning odavad tooraine tarned. Ja kui hinnatud olid soomlaste ehitusmaterjalid Nõukogude eliidi igapäevaelus ja põhjatu toiduainete turg. See kõik oli ning selle kinnituseks teame, et Soomet tabas suurim loma just siis, kui Nõukogude liit kokku varises. Iga riigi alustugi on tema rahvas. Statistika kinnitust mööda on meie eestlaste iive jätkuvalt negatiivne ja tundub, et negatiivseks ta lähiajal jääbki. Pelgalt selle fakti analüüs või paljalt olemus näitab, et olenemata sellest, milliseid kiidusõnu ei räägitaks meie majanduskasvu, tööpuuduse vähenemise ning heaolu kasvu kohta, on meie ühiskond haige, väga haige, sest on olemas baromeeter, mis seda kinnitab. Ükskõik, milliseid elusolendeid silmas pidada, ka intellektiga elusolendeid, julgeme väita, et heade elutingimuste korral hakkab populatsioon suurenema ja neid näiteid ei ole vaja tuua ainult loomariigist. Loomulikult võib öelda, et arengumaades, kus elatustase on väga madal, on kõigile vaatamata sündimus suur. Aga inimene on juba kord selline olevus, kelle sugutegemine ei sõltu innaajast ning kui puuduvad elementaarsed vahendid rasestumise ärahoidmiseks, on rahvastiku juurtekasv loomulik nähtus. Me ei kipu ju ennast samastama pärismaalastega Aafrikast. Me otsime näiteid Iiri majandusimest ning naaberrahva soomlaste käekäigust. Nende iive on positiivne. Ning kui need näited ei kõlba, heidame pilgu lätlaste ja leedulaste poole. Ja mida me näeme? Vaatamata väidetavale majanduslikule mahajäämusele on nad meist palju paremas olukorras. Huvitav, miks? Kas mitte sellepärast, et neil rakendati omal ajal oluliselt konservatiivsemat majandusmudelit, mille käigus ei lõhutud ega tasitud laiali mõtlematult kõike, mida Nõukogude ajal ühiste pingutustega loodi. Täna on Läti maapiirkonnad oluliselt sotsiaalsemad kui Eestis. Kui ei usu, minge vaadake, sest oma silm on kuningas. Järgmisel laupäeval hakkame tükk-tüki haaval kokku laduma mosaiiki küsimustest, kas meie peaministri unistused on ka tegelikult utoopilised ning millistel tingimustel oleksid need täidetavad. Selleks vaatleme meie riigi senist arengut just sotsiaalmajanduslikust aspektist lähtuvalt ning püüame lisaks probleemistiku juurteni ulatuvale analüüsile esile tuua elemente konkreetsetest võimalustest ja tegevusplaanidest, mis paljudel juhtudel
väljuvad meie väikese riigi territooriumilt ja ei allu ka kahjuks enam meie tahtele. Seniks soovin teile kõike kaunist ja kohtumiseni järgmisel laupäeval samal ajal. Saade on salvestatud 2006. aastal.